teadliku suhte meistriklass ja selle koolituse või loengu võtmeid kasutades te saate parandada ükskõik milliseid suhteid oma elus. Defineerime kõigepealt ära, mis on teadlik paarisuhe. Võib-olla siis läbi selle, mis on teadmatu paarisuhe. Samamoodi nagu tegelikkust saab juhtida või siis kuidagimoodi elada selles läbi harjumuste ja tendentside, siis teadlik paarisuhe on läbi enda ja läbi teise ja läbi selle ühise otsuse olla suhtes tegutsemine. Ehk siis teadliku paarisuhte üks selline lihtne eristamine on see, et mina võtan vastutuse iseenda käitumise ja valikute eest ja lasen teisel võtta vastutuse tema enda valikute ja käitumise eest ja samal ajal teadvustan meie ühiseid edasimineku soove ja kohalejõudmise soove. Ehk siis, et võtan vastutuse ka teise tunnete eest ja teise igasuguste reaktsioonide eest selles mõttes, et ma ei ütle, et tead, tegele ise oma asjadega, see on sinu mure, vaid ma toetan teda. Nii, mis veel? Teadlikus paari suhtes minu arust, kuidas seda defineerida, on see, et meil kõigil on haavad, meil kõigil on mingisugused läbielamised, mis aktiveeruvad, eriti koos olles on ju, ükskõik kas romantilises suhtes või mitte. Aga nüüd, kui teadlik ma nendest olen, ma saan teadvustada, et nii, minus aktiveerus mingi haav praegu ja see ei ole seotud teise inimesega. Ma teadvustan, et temas aktiveerus mingi haav ja see ei ole seotud minuga. Ma saan olla teadlik ja suhtuda hoopis teistmoodi sellesse, mis toimub meie vahel ja meie ümber võib-olla. Et see teadlikkus annab nagu eelise kogeda seda suhet õnnelikumalt ja täisväärtuslikumalt. Just, meil kõigil on isiklik ajalugu, seda tuleb teadvustada. Ja isegi päris tihti on nii, et inimesed ei suuda aru saada, et toimub lihtsalt teise inimese peale projitseerimine minevikust. Ja kui teine ka ei suuda seda teada, kui kumbki seda ei teadvusta, no siis läheb käima seesama emotsioonide mäng ja teadmatus. Et kuidagi juhuslikkuse tasandil käib see üksteise nuppude vajutamine. Mis on teadlikkus ja mis on ebateadlikkus? Teadlikkus on teadvustamine, selle teadvustamine, mis hetkel on toimumas. Ehk siis see ongi see ülesärkamine, nagu me transurfingu mõttes rääkisime. Ma ärkan üles sellesse hetkesse ja eristan seda, mis on praegu, eristan seda, mis on minu ettekujutus sellest, mis on päriselt. Teadlikkus on nagu selguse loomine ja mõistmine. Ja minu arust see ülesärkamine on väga hea nagu sõna selle kohta. Aga ebateadlikkus? Ebateadlikkus on automatismide ajel põhimõtteliselt robotina toimetamine. Harjumuste küüsis elamine, automaatselt reageerimine. Ma olen toonud selle, meil kõigil on harjumused ja isegi kui sa teadlikkuse suhtesse lähed ja teadlikud suhet siis kultiveerid ja püüad harjutada, lõpuks seal tulevad mingisugused harjumused, mis on sulle kasulikud ja seal nendest sa ei pea enam võib-olla nii teadlik olema, see on sinu baas, see on sinu fundament. Aga ma olen selle näite mõnel koolitusel toonud, et ma olen slaidile pannud, Evele enne rääkisin ka, et me kõik oleme orjad. Mis asja? Võtta Raido, nüüd sa läksid küll liiale. Ja siis ma ütlen harjumuste orjad. Ja kusjuures me oleme kõik harjumuste orjad. Nüüd küsimus on selles, milliste harjumuste orjad me oleme. Ja me saame teha nii, et me ka teadliku paarisuhte mõttes muutume kasulike harjumuste automatismi kogumiteks. Eriti tore oleks see, et pidevalt juurime välja seda umbrohtu, nii et kasvaksid need viljad, mida me soovime, et seal põllul oleksid. Ja teadlik paarisuhe on siis see, et me koos teadlikult, võttes arvesse oma mineviku kogemusi ja mingeid negatiivseid harjumusi on ju, me koos teadlikult loome seda põldu, unistuste elu põldu, millega me saame vägevamalt hakkama koos. Ja üks teadliku paarisuhte alusest on ühised väärtused.
Oota, enne kui me sinna läheme, siis me rääkisime just harjumustest ja siinkohal ma väga tahan soovitada oma raamatut Enesekasutusjuhend ja see varjutöövihik ka, sest seal te saate täiega teha neid alateadlikke programme ringi, see on väga-väga võimas, et seda soovitan. Nii, ja me jõudsime nüüd ühiste väärtusteni, eks ju? Ja, et väärtustega on ka nii, enamus inimesi, kus juures huvitaval kombel ei teadvusta oma väärtuseid ja ei teadvusta seda, milline väärtus on olulisem, mis vähem olulisem, mille ajal toimub siis tegelikult maailmakaardil ringi liikumine, et kompass on käes, aga millise teeraja ma valin. Siis kui otsustatakse koos, näiteks lähisuhte mõttes koos elada ja elu jagada, siis või teha äripartneriga ettevõtte. Näiteks jah, igal juhul on oluline, et need väärtused oleksid sarnased, sest kui on väärtuskonflikt, siis on konflikt mitmes teises tasandis ja tore oleks, kui inimesed enne, kui nad siis näiteks leivad ühte kappi panevad või abielluvad, et nad teadvustavad ära ühe ja teise väärtused, võib-olla seal väärtushierarhias on erinevus, see on ka okei, aga vähemalt see teadvustatakse ära. Ja, et kui väärtused on erinevad, nad võivad olla erinevad, aga et ma mõistan neid erinevusi ja ma mõistan, miks tal on see asi väärtuslik ja minul see asi väärtuslik, siis ei pea konflikti tekkima. Jah, enne rääkisime sellest isikliku vastutuse võtmisest ja enda ja partneri tunnete eest vastutuse võtmisest. Ma tahaksin siia lisada juurde ühe asja, sest see on väga oluline. Kas olete tähele pannud, et enamus inimesi tänapäeval on emotsionaalselt kättesaamatud või olete ise kunagi olnud emotsionaalselt kättesaamatud? Ehk siis, et te lasete kedagi endale ligi teatud piirini, aga sealt edasi enam ei lase. Kes teab, millest ma räägin, korra näidake? Oh, jumal hästi. Ja miks selline asi tekib, on sellepärast, et meil on hirm, et me saame jälle haiget. Ja siis me tahame muutuda aina sõltumatumaks ja iseseisvamaks. Ma siin kohe ütlen ühe asja juurde, et mina olin kunagi ja väga noorena juba, tegelikult isegi lausa beebina teinud sellise kokkuleppe, et ma saan ise hakkama. Ja ma seda rakendasin, ma järjepidevalt rakendasin seda elus ja ma ei pannud tähele, et see on nii minu osa, et ma tegelikult ei laseks seda teist inimest täiesti lähedale, kuni ma siis eelmise aasta märtsikuus avastasin ühes väga võimsas protsessis selle, et see oli täiesti siin kurgukeskuse tasandil täiesti lausa energeetiline, tugev struktuur. Võib tunduda mingi müstikavärk praegu, aga ma nägin seda lausa muutunud teadvuse seisundis ja vaatasin, mis asi see on ja hakkasin uurima, kus see pärit on ja vaatasin ka seda, miks ma seda tegin ja tõesti sellepärast, et ellu jääda. Sest tollel hetkel ma ei osanud, just, et mitte saada haiget, sest see oli minu tolle hetke ainus parim võimalus. Ja sellel samal momendil, kui ma selle ära nüüd teadvustasin, sest ma hakkasin ka nägema kõiki neid kordi, kui ma seda sõltumatust rakendasin seal, kus tegelikult see üldse kasulik ei olnud. Ja ma lubasin enda selle kilbi või selle turvise maha. Sest teadlikust suhtest me ei saa rääkida, kui meil on see turvi sees. Just. Ja kehtib üks paradoks, võib-olla sellest oli mõte hiljem rääkida. Ei, nüüd võidki öelda. Aga võin ütelda jah, et selle ära, et paradoks on selline, mida sõltuvamad me suhtest oleme, seda sõltumatumad me oleme. Ja. Kui me lubame üksteisest sõltuda. Heas mõttes, jah, toetuda üksteisele. Seda sõltumatumad me saame olla. Seda rohkem meil on vabadust olla sõltumatu. Saate aru, me juba tahame koos samu lauseid öelda. Ja, et me kõik tahame olla armastatud. Me kõik tahame armastada ja olla armastatud. Ja see ongi see sõltumine. Ma usaldan ennast teise inimese hoolde niivõrd, et ma sõltun temast emotsionaalselt ja see on okei, kui ma seda tunnistan. Kui me seda teineteisele tunnistame, et jah, ma sõltun ja ka sina sõltud minust ja seega ma pean võtma vastutuse. Sest minu võimuses on panna tundma teist inimest hästi ja vastupidi ka ja see on jumala okei.
kui me tõrjume seda kogu aeg endast eemale ja tahame muudkui iseseisvad olla, siis me tõrjume endast eemale armastust, tõrjume endast eemale lähedust ja me ei saa mitte kunagi päriselt lähedust vastu võtta. Et see on üks teadliku paarisuhte nii oluline võti ja element. Kui te märkate selle koha iseendas ära ja te võib-olla olete sellises suhtes, kus usaldus on juba kannatada saanud, siis usaldust saab hakata üles ehitama ainult number 1 läbi otsuse, et ma otsustan, et ma hakkan step by step jälle andma seda usaldust niimoodi näpu otsatäite juurde ja juurde. Ja teine variant läks mul nüüd meelest ära, number 2, oota kohe tuleb. Jah, see teine oligi, et number 1 on otsus ja number 2 on samm-sammult. See oligi number 2. Ja eile Peebu rännaku ajal ta ütles ühe momendi sinna lähisuhte juurde veel, et üksteise selline trigerdamine, et aidata areneda. See trigerdamine ei ole see, no nii täna laupäev, täna on paras sellise nätaka. Mõnel mul on ka. Noh, võib-olla on tõesti. Aga me ei räägi sellest. Me ei räägi sellest, just me räägime sellest, isegi see võib olla ebateadlik trigerdamine, sellepärast, et nagu ma ütlesin, isiklik ajalugu ja tuleb miski üles, tuleb see jällegi järgmine pisike varju külg üles ja siis no nüüd on see teise poole vastutuse võtmise olulisus. Kui teine ka ütleb, okei, sul on niimoodi, ma panen sulle ise nüüd ühe litaka ära, no siis mis sellest saab? Ja nüüd me jõudsime tegelikult, seda ei olnud see kirjas siin, ma ei tea, ma loodan, et me saame nüüd ära räägitud selle lühema ajaga ka vaatama. Nüüd me jõudsime egoni. Et oma egost tuleb olla teadlik paari suhtes. Ja mõelda, et mida ma tegelikult selles suhtes tahan, kas ma tahan olla õnnelik? Või ma tahan nagu järjepidevalt ära panna, võistelda ja saagida. Ja kui ma seda siis teadvustan selle mingi väljakutse või eriarvamuse hetkel, siis ma saan jälle teha teadliku otsuse. Et jah, võib-olla minu ego tahab jonnida. Võib-olla minu ego tahaks manipuleerida, sest ma tean, et nii ma saan seda, mida ma tahan. Aga see kahjustab ju minu suhet kõige kallima inimesega. Olgu see romantiline partner või lähedane inimene või kolleeg või mis iganes. Et tulla teadlikult sellest jonnist nagu välja ja teha nagu päriselt südamest otsus. Nüüd see läheb kokku ka sabotööridega, et hea küll, oli väljakutse, oli ootamatus. Ma saan sellest teadlikuks ja hakkan kasutama 5 tarka jõudu, et minu aju ei ole minu vaenlane, vaid on minu sõber ja kaaslane, kes toetab mind, et olukord saaks parimad tulemused. Ja ma tahtsin ka midagi öelda, aga las ta siis tuli meelde ka, et teadlik paarisuhe, et teadlikkus seisneb ka siin selles, et kuhu soovitakse välja jõuda. Et on olemas siis see helge tulevik, kuhu suunas liigutakse koos. Mitte ei jääda sellesse hetkesse kinni, et nii, vaat nüüd oli selline lause, nüüd jääme siia ja nii on tulevikus ka. Nii sa ütlesid ja nüüd järgmised 5 aastat ma arvan, et nii ongi. Just, et hoitakse teadlikkust sellest, miks, ehk siis see ikkagi nii väärtused kui ka see ühine visioon. Taavi, ära maga. Ei maga. Taavi on muutunud teaduse seisundis. Alateadus võtab vastu. Ma panen pildi kinni, siis jutt jõuab koha. Okei, väga. Nii. Nüüd järgmine väga oluline element, ehk siis eelmise jutu lõpetuseks. Ma tahan öelda seda, et teadvustada, mis toimub minu sees. Ja kuidas ma tahan ennast teisele inimesele arusaadavaks teha, mis on minu eesmärk. Minu eesmärk on ju rahu, harmoonia, tasakaal ja armastus. Ja kuidas ma saan südamest siis väljendada teadlikult, et mitte jääda sinna jonni kinni. Nii, sest suhetes me kipume ikka kogu aeg näpuga näitama, on ju, välja poole. Sina oled süüdi ja sealt kaobki see teadlikkus ära. Aga pigem leida oma vastutust ja vajadusel siis väljendada seda, mida sina oma partnerilt vajad. Nüüd me jõuamegi vajaduste väljendamiseni. See on järgmine teadliku paarisuhte element. Minu vajaduste väljendamine. Ja osadel inimestel on olnud selja taga või lapsepõlves selliseid suhteid ja selliseid kogemusi, kus nende arvamus polegi kunagi tähtis olnud. Kus neid on kogu aeg alla surutud, kus neid on kogu aeg kritiseeritud. Kas siin on keegi selline inimene, kellel on selline kogemus? Okei. Ja sellistel inimestel nad isegi ei oska, nad ei oska endalegi öelda, mis nende vajadused on. Nad ei oska enda vajadusigi märgata, mis me saame rääkida vajaduste väljendamisest siis, on ju? Selline tunne, et ei ole nagu õigust midagi. Just.
just, sest sind on maha tehtud, onju. Ja siis mehed ütlevad, et ma ei oska vihjeid lugeda. Kurat, mul on siuksed kogemused, ma ei oska väljendada oma vajadusi, ma ei oska isegi neid veel märgata, onju. Aga nüüd kohe jõuame sinna, et mida saab see partner teha, onju, või aidata. Ja mida sa ise saad teha. Et kui sul on sellised kogemused olnud, siis kõigepealt oma tähelepanu, me rääkisime tähelepanust teile, onju, oma tähelepanu suunata teadlikult iga päev sellele, et millised on minu vajadused. Kui tuleb mingi konflikti olukord, mingi väljakutse olukord, siis kohe küsida endalt stopp, mida ma selles olukorras tegelikult vajan. Kui sa harjutad ennast selle küsimusega kogu aeg, siis ühel hetkel see hakkab sinu seest tulema. Ja pane kirja vastus, sest kui sa paned kirja, siis sa õpid väljendama kõigepealt iseendale ja siis teistele. Ja mida partner saab sellises olukorras teha? Jah, et siin see oli omapoolse vastutuse võtmine. Yeah. Mina ise juhin seda tegelikkust ja seda suhet ja suhte rollis olemist. Ja partner saab aidata seda protsessi siis initsieerida. Ehk siis küsida, mida sa hetkel vajad. Ja mitte ironiseerivalt. No mida sa jälle vajad? No? Vaid armastusega päriselt. Mis on see, mida sa hetkel vajad? Ja see küsimus võib isegi natuke närvi ajada, aga partner jääb ikka kohale. Just, ta saab aru, et see on praegu tema mingi reaktsioon. Kusjuures võibki nii olla, et kui ei ole oma vajadusi mitte kunagi väljendanud ja ei oskagi seda isegi nagu mõelda, et mida ma hetkel vajan, vaid oledki selles emotsiooniga samastumisest nii tugevalt täiesti koopas ära, siis ongi vaja seda teist, kes tuleb ja aitab sul teadlikuks saada, et vaata korraks, mida sa hetkel vajad ja siis võib tulla alles taipamine, mida ma vajan ja siis saab tulla ka, võib-olla ei tule kohe see selgus ka. Ja ärge palun siis jonnige, et ei, ma ei ütle sulle, mida ma vajan, ma tahan, et sa ise lihtsalt pakuksid mulle seda. Nii ei tohi, siis tuleb päriselt ka väljendada. Midagi ma tahtsin veel öelda, oota. Läks meelest ära selle vajaduste väljendamisega, mis ma tahtsin veel öelda. Läks jah? Kas sina tahtsid midagi öelda selle küsimuseks? Ma ise ka olen kunagi sellele sõltumatu, kõva sõltumatu selline ühtpidi tore ju, ise saad hakkama, kõik on väga hästi, aga see sama emotsionaalne ligipääsematus tekib ja siis üks, mida ma ütlen, ma ei hakka ütlema. Nüüd, see pole tähtis, see on mõttetu. Mõttetu on rääkida sellest. Seda ka ma olen kunagi harjutanud, ma olen ikkagi meisterlik selles olnud ja siis lihtsalt lasta jääda, mis seal ikka, mida ma hakkasin. Ja nüüd, kui ma kuulen seda, nii oot, kes räägib? Sa võttu, et ma kuulen sind, ma näen sind, aga ma nüüd lähen hoopis ja teen seda, mis on kasulik ja vaja. See nõuab nagu sellist otsuse jõudu, et vanast mustrist välja tulla ja väljendada. Isegi kui sa oled kogenud, et pärast väljendamist sa saad mingi rünnaku, siis ikkagi ära reeda ise ennast. Vahet pole, mis reaktsioon tuleb. Ja kindlasti naised teavad seda tunnet ka, nüüd mul tuli meelde, mis ma tahtsin öelda. Naised teavad seda tunnet ka, et ma ei tea, mida ma tahan, aga sa pead seda mulle pakkuma. Lihtsalt tee minu enesetunne paremaks. Ütle mulle ise, mida ma vajan. Ja tegelikult see on nüüd vari ja potentsiaal on õppida oma vajadusi ikkagi ise teadvustama ja väljendama. No meeste puhul ideaal, mis siin võiks olla? Tuleb selline ütles, siis tegelikult ideaalselt lihtsalt tõesti jääd, mitte ei põgene ära ja hakka seal võitlema, vaid jääd kohale, kas või tõmbad natukene rohkem nähtamatumaks, aga oled olemas. Võib-olla küsid veel korra, mulle tead, ma olen siin samas kuskil lähedale. Kui sul tuleb midagi täpsemini, siis ma olen olemas, ma saan seda kohe teha. See oleks see, mitte ei hakka seal kohe vastupanusse mõlemad ja võitlus ja kõik. Vaatame, kuidas saab. Siia vahele ma ütlen lihtsalt kiiresti, me ei peatu sellel teemal pikalt, muidu me ei jõua kõiki punkte läbi rääkida. Aga ma ütlen siia vahele ühe elemendi veel, mis on teadliku paarisuhte element. On emotsionaalne turvatunne. Väga tähtis ja mõlema jaoks emotsionaalne turvatunne. Naised tahavad tunda, et nad on armastatud, et nad ei jää selle mehe armastusest kunagi ilma, et neil on turvatunne, et mees jääb kohale, ükskõik mis, ta jääb siia ruumi, ta ei põgene ära. Ja mees tahab saada seda turvatunnet, et ta ei ole vale,
et ta ei ole süüdi milleski. Jah. Ma arvan, mehed tihti on tundnud naiste poolt seda, et kogu aeg ma teen midagi halvasti. Kogu aeg te olete rahulolematud. Kui mees keegi tunneb ära, siis anna korra käega märku. Vastapidi ka on. Mees, keegi tunneb ära. Väga mees, üks tõesti, mõni veel. See võib olla mõlemad pidi. Et see turvatunde küsimus kindlasti ja hoida nagu meeles endal seda, et kuidas ma saan oma partnerile ikkagi pakkuda seda turvatunnet, et ma tahan ise ka seda saada, samamoodi. Nii, järgmine element väga oluline on piiride seadmine. Oma isiklike piiride teadvustamine ja väljendamine. Jah, siin nüüd kui meenutada sabotööre, siis meeldi ja vältija võivad olla need, kes mõtlevad, mis ma hakkan ikkagi ütlema ja konflikti pole üldse vaja ja tegelikult piirid on ületatud, aga ühel hetkel see plahvatus toimub, sa pead ellu jääma. Ja siis elu jäämiseks ühel hetkel võib see reaktsioon tulla. See kaitsereaktsioon võib muidugi olla selline hullumeelne, et sa pärast ka mõtled, oli seda nüüd vaja. Tavaliselt konflikt tulebki siis, kui õigeaegselt ei väljendata vajadusi ja piire. Siis tulebki konflikt.